Jätkame advokaadibüroo Tark ja Postimehe aasta majanduskonverentsi ja jällegi tuleb öelda, et see klipp on hea hoiatus sellest, et miks me peame oma vabadust hoidma, et mitte sattuda umbes taolistesse tingimustesse tagasi. Ja mul on hea meel, et te olete tulnud siia teisele seansile, mis näitab seda, et esimene seanss tasus vaadata ja kuulata ja ma pean ausalt öeldes ütlema, et ma poleks kunagi arvanud, et erakondade juhtide valimiseelse debati modereerimine võib olla nii lõbus, nagu see tegelikult oli, nii et see meenutas aeg-ajalt püstjalakomöödiat selle vahega, et osalejad istusid. Ja nüüd on siis, ma mõtlesin, kuidas ma peaks ütlema, et kas me läheme nüüd siis nagu sisukama osa juurde või kuidas me peaksime nimetama. Igal juhul meil on nüüd ees tõelised eksperdid, oma ala väga kõrgetasemelised asjatundjad, tuleb 3 ettekannet, esimene Raivo Vare, teine Peeter Koppel ja siis Triin Hertmann ja meie selle teise seansi lõpp on kella 9, millele järgneb siis bufee lõunasöök seal ees ja pärast ettekande lõppu on siis võimalus ka paar küsimust esitada. Ja palun lavale siis majanduseksperdi Raivo Vare, kelle ettekanne on teemal muutunud jõujooned, sõja suuremad võitjad ja kaotajad. Palun. Aitäh, Friit. Tere päevast kõigile. See oli tõesti tore stand-up. Ja tegelikult see, mis minule jäi nagu sellest kõrvu, siis tegelikult suures osas see põhines ikkagi sellel arusaamisel, et tegu on regulaarse, järjekordse nii-öelda võimu ja poliitika eksami perioodiga, kus kõik on nii nagu enne ja natuke peab olema parem igal ühel vastavalt sellele vaatele, kuidas ta nagu ideoloogias ja poliitkonjunktuurses kauplemis kasulikum on. Aga tegelikult ma arvan, et on olukord muutunud. See klipp, mida praegu näidati meile, on väga kõnekest, algas piimandusest. Ja kui keegi mäletab veel, ma olen nii vana, et mina mäletan, aga suur osa siin saalis on juba nooremaid inimesi ka, Leida Peips sai sotsialistliku töö kangelase aunimetuse selle eest, et tema väljalüps oli 3840 kilo keskmiselt farmi kohta ja selles farmis, kus tema töötas ja mitte farmis tervikuna, vaid tema laudas ainult, siis lihtsalt olles natukene servapidi kokku puutunud ka mingi piimatööstusega siin Eestis, siis võin öelda teile, et piimatootmisega, siis tänase väljalüpsi tase on 3,5 korda kõrgem keskmisena. Maailm on muutunud. Tänu sellele, et on arenenud edasi tehnoloogia, on väga suured muudatused kõikides valdkondades, mis sellega seonduvad. Ehk siis me tegelikult oleme muutuste ajas ja nüüd kuna see nii-öelda teemapüstitus on siin ühiskonverentsil olnud seoses sõjaga, siis sõda tegelikult ei ole, ta on väga oluline, ta on murranguline, ma räägin sellest, aga sõda on tegelikult ka sümptom mingil määral. Praegu on murdeline aeg. Praegu on tegelikult globaalselt mõneti murdeline aeg. Teatud mudelid hakkavad ennast ammendama, uusi pole veel õieti tekkinud, selles ülemineku segaduses toimuvad ka igasugused kataklüsmid, mis asja veel võimendavad, ajavad asja keerulisemaks, aga põhimõtteliselt on muudatuste aeg. Aga suures osas me ikkagi elame veel nii-öelda selles industriaalses ühiskonnamudelis, mis on ja sotsiaalses mudelis ka mingil määral, mis on loodud alates Bismarckist ja mis on tegelikult Euroopat tänaseni siia kandnud suhteliselt hästi, aga enam ei kanna. Aga me veel ei ole sellest aru saanud ja seetõttu ka poliitilised lahendused, mida pakutakse sama paradigma või sama mudeli raames, saavad olema pooliku tulemused. Kuskil on edu, kuskil on ka ebaedu selle tõttu, et te võete arvesse muutunud olukord. Aga see ei ole minu teema. Minu teema on ikkagi see, et sõda muudab asju. Ja kuna minu nii-öelda lemmik kõrvuti Venemaa temaatikaga on majandusplokis, on võib-olla isegi natuke rohkem geoökonoomika kui see, et kuidas siin rivis me kuulsime, et mida konkreetselt niimoodi täppislöökidega tuleb arendada või kui palju summasid kuskil väljamaksjad tuleb tõsta, mis iganes kategooriate ja loogikate järgi, siis tegelikult sellepärast ma räägin ikkagi tolles kontekstis. Midagi ei ole teha, geopoliitiline reaalsus enne sõda oli juba selline. Põhimõtteliselt hakkas murenema see Bretton Woodsiga koos toiminud USA põhine nurgakivi USA, mis siin pildi peal natukene mureneb,
eks ole, siis see süsteem on hakanud ennast sabast sööma koos modifikatsioonidega, mis dekoloniseerimisega kaasnesid ja tulemuseks on see tegelikult see, et me praegu näeme seda muudatust tasapisi toimimas. Nüüd majanduslikud võimukeskused, mis täna geoökonoomilises mõttes määravad maailma, tegelikult neid on 3, ei ole rohkem. Kaasa arvatud ka toormeriikide roll on hoopis juba järgmine, teisejärgulisem. Need 3 on siin nagu kõigil arusaadavalt ka välja toodud pildi peal. Aga sõjalis-poliitilised võimukeskused juba enne sõda välja kujunesid teisiti. Ja see on tegelikult see pilt, mille peale on üles ehitatud tänase päevani ka nende samade siin nimetatud suurriikide või võimukeskuste, antud juhul võib-olla laiemalt, arvestades Euroopa Liidu tähendust, poliitikute ja strateegiate alused. Selle peale on üles ehitatud, selle eelduse peale. Jah, Venemaa on sõjas ennast näidanud nõrgemana, kui te arvati, tema nii-öelda see noolekene peaks olema palju kitsam ja väga palju väiksem, kui on Hiina oma, aga tegelikult suurt vahet ei ole selles mõttes, et ega seda set-upi, seda loogikat kuhugi muudetud ei ole. Sõja tagajärjed. Siin on olnud ka poliitikuid, kes on öelnud, et see ei ole meie sõda. On küll. On küll. See on meie sõda ja mitte ainult väärtuspõhises kontekstis, vaid laiemalt isegi, kui soovite, siis täiesti füüsilises riikluse sõltumatuse kontekstis. Ei ole mingi saladus, et võit Ukrainas oleks Venemaa jaoks tähendanud, et ta läheb edasi ja kuhu ta läheb edasi, on ka enam-vähem teada. Tänaseks on aga need nii-öelda üldliinid välja tulnud ja planeeringuid on alati tehtud. Kui keegi arvab, et seda pole tehtud, siis on kõige suurem viga. Kes vähegi on siin militaarpoolega Eestis kokku puutunud, teab ka selle informatsiooni põhjal, mida militaarvaldkonnas teatakse ja jälgitakse, et tegelikult valmistumise protsess on Venemaal alati toiminud. Ja sõditakse tegelikult ikkagi meie eest ka. Ja meie oleme siin selles sinises osas vasakpoolsel pildil, kus põhimõtteliselt on ikka siiamaani veel veendumus, et väga ei pea pingutama, et las need juuksetutiga kassakad seal võimlevad, eks ole, see on nende omavaheline asi, et meieni see ei jõua, meil on seinad nii kõrged ja me oleme nii head ja see Vladimir esimene või Vladimir Suur on lubanud, et teda see ei huvita, et teda huvitab ainult mingi osa sellest Euroopa kaardist. Nii et see on meie teema. Aga mis on põhiline, tõepoolest ka täna kõlas siin, et tegu on Euroopa sõjaga. Ja see on tegelikult natukene juba maailma küsimus ka. Aga maailmas on ta hoopis teistsuguse konnotatsiooniga. Igal juhul räägime me praegu Euroopa sõjast. See ei ole Ukraina sõda. Minu meelest peaks ammu kasutama terminoloogiliselt sõna, et see on Euroopa sõda hetkel Ukrainas. Nüüd, see pealkiri. Te kindlasti imestate, mis pealkiri see on. Vaadake, Venemaa ebasõbralike riikide kaardil on punased riigid tituleeritud põhilisteks ebasõbralikeks riikideks. Sinisena on samale kaardile kantud need riigid, kus on võimalik kraanivett juua. Me tavaliselt vaatame nagu mingist teisi asju, me räägime väärtustest, me räägime kõigest nii-öelda filosoofilisest, aga see on väga praktiline kriteerium. Kas teile ei tundu, et see on nagu peaaegu peegelpilt? Kui te viskate siit paar riiki välja, näiteks Saudi-Araabia, siis te avastate, et see on praktiliselt sama. Ehk siis tegelikult on pilt natuke gluumim ja suur osa maailmast kahjuks on ikkagi niimoodi natukene kõhklevamal ja distantsipositsioonil võrreldes selle väärtuskoalitsiooni tuumikuga, mis on siis need punased riigid, kus on võimalik kraanivett juua. Ja see on see tegelikult natukene nagu kurb, sellepärast, et me alati ei taju seda, aga ajaloolised paralleelid on siin omal kohal ka esimese maailmasõja ajal, paraku oli täpselt samamoodi, eks ole, suurem osa isegi seda ka mingil määral hõlmatud riikidest maailmas hoidsid ikkagi suuremat distantsi. Ka praegu on niimoodi ja selle peale on ka näiteks Vene arvestust rajatud ja üldse autokraatiate arvestused laias laastus rajatud. Ja Hiina jälgib kogu seda teemat veel eriti tähelepanelikult, kuidas praegu asjad kulgevad, aga ma veel jõuan selle juurde tagasi.
Nüüd tegelikult ikkagi midagi ei ole teha, see sõda ilmselgelt eskaleeris maailmas juba enne alanud protsesse, mul on lihtsalt täna aega selle pooletunnises sellest rääkida, eraldi loengut sel teemal, aga kuidas need protsessid on enne kulgenud ja mis on nende loogika, aga põhimõtteliselt hakkab muutuma ka maailmakaubandus. No alustame sellest, et maailmakaubanduse proportsioon maailma majanduse kasvu suhtes, mõlemad on kasvanud paralleelselt, ainult et see kasv on olnud selline. Kui maailma majandus on kasvanud niimoodi, siis maailma kaubandus on kasvanud niimoodi. Nüüd enam ei ole. Nüüd on nad paralleeli läinud ja ennustuste järgi isegi vastupidi, regionaliseerimisprotsesside tugevnedes ja nende igasuguste geoökonoomiliste ja geopoliitiliselt tegelikult olemuslikult protsesside tulemusena ja tegelikult see suundumus muutub ja maailmakaubanduse kasv enam sellises suures ennaktempos võrreldes majanduskasvuga jätkub mõnda aega vähemalt kindlasti praeguse seisuga. Ja see tähendab, et muutuvad ka kaubateed. Minu lemmikvaldkond logistika, eks ole, me näeme, et tegelikult see, mis on roosa siin, mingisugune määrdunud roosa vist on see õige määratlus. See on siis näide, kus tegelikult väheneb üle 3% eeloleval aastal prognooside järgi rahvusvaheline kaubandusvoog. Ja must on see, kus ta niimoodi kõigub seal, kus ta on olnud 3% siia, 3% tänna, ja roheline on siis see, kus tegelikult prognoositakse kasvu. Toimub ümbergrupeerumine, see on ju tegelikult ju selline protsess, mis on oma inertsiga, oma loogikaga, mis hakkab mõjutama asju. Väga palju hakkab mõjutama asju maailmas. Nüüd räägime võitjatest. Võitjad. Nüüd alles luuakse Ukraina riiki. See on praegu riikluse ja rahvusliku ülesehitustöö etapp. See on vabadussõda Ukraina jaoks. See on täpselt samasugune vabadussõda, nagu ta oli meie jaoks, ainult et meil juhtus see 100 aastat varem, natuke üle 100 aasta varem. Ja see on iseenesest ju võit ühiskonnale, aga sellel on hind. Teiseks, huvitaval kombel Euroopa-sisesed jõujooned on hakanud ümber jaotuma. Tegelikult on tekkinud selline olukord, kus Euroopa-siseselt on Kesk- ja Ida-Euroopa osakaal ja tähendus mõneti kasvanud. No alustame sellest, eks ole, et enne sõda kõik see kisa, mida me tegime pidevalt seoses Venemaa võimalike agressiivsete kavatsustega, väga paljus oli kurtidele kõrvadele. Me olime russofoobid ka lääne poolt vaadates ja väga paljus, niisugune ebameeldiv oli see taust. Et mis nad siis jälle kisavad seal, see on ju teada. Ja nüüd on siis see olukord, kus mingil hetkel ma panin tähele, et ka meie poliitikumis, ütleme niimoodi, kõlas see võidukas hüüd, et I told ya, me oleme teile öelnud, mis saite nüüd. Aga tegelikult sellest on veel vähe kasu, see on alles esimene etapikene. Jah, aga muutus on toimunud ja täna juba on näha ka mingil määral uusi jõujooni, on tekkinud uus tandem Poola-Ukraina, on tekkinud uus Poola veetav Ida- ja Kesk-Euroopa riikide teatud koalitsioon sisepoliitilises mõttes, Euroopa Liidu sisese poliitika mõttes, ja see muudab natukene olukordi ja seda on näha, et siin on tekkinud ka teatud vastumeelsus sellele. Mõned on sellest näinud ka šanssi nagu Ühendkuningriik, aga mõned näevad sellest probleeme, nagu näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa. Nii et me alles hiljem näeme korduvalt neid teemasid uuesti erineva nurga alt üles kerkimas, aga kui seda skeemi nagu mõista, siis saab aru ka mõningatest praktilistest käikudest ja miks nad on. Muidugi USA rolli taas kinnitamise mõttes see murenev nii-öelda nurgakivi on natukene saanud krohvi uuesti peale, seal on omad probleemid, aga üldiselt rahvusvahelises kriisisituatsioonis ja sõja puhul midagi ei ole teha, Ühendriikide rolli ei ole muutunud. Ja kui me näeme seda, kui palju Ühendriigid abistavad sõjaliselt ja ka nüüd majanduslikult üksjagu Ukrainat, siis võrreldes sellega, ma lihtsalt ei hakanud siia toppima neid slaide, kus on need võrdlused peal, kus on selgelt näha, et Ühendriigid on pika puuga ees, ma ei räägi praegu suhtarvudest, ma räägin absoluutarvudest ja siis tuleb, eks ole, juhtivate Euroopa riikide kohort tuleb järgi kokku ka ei anna nii palju pika puuga kui Ühendriigid. Ja see on täiesti paratamatus, eks ole. Ja muidugi selgus ka see, et tegelik sõjaline võimekus on ikkagi ka Euroopas nii-öelda ohus ja on probleeme. Nii et USA rolli taas kinnitamine juhtriigina mingil määral lääne poole pealt vaadates on kasvanud või tuli tagasi. Nüüd NATO leidis kui organisatsioon taas ennast. Midagi ei ole teha, NATO oli otsikutes.
üritas üle maailma seal mingite tegelastega, poolterroristidega ja muude asjadega võidelda ja toimetada ja igast asju teha. Täna on see teema ammendatud, me teame, NATO-l on ikkagi midagi ei ole teha, ikka seesama probleem, see on ühine vaenlane ühendab ja see ühine vaenlane on defineerunud. Seal muidugi on teatud nurga alt ka Hiina. Nüüd sõjalise strateegia ja taktika edasiarendus, väga palju on võitnud, sellest ei ole aega rääkida, see, mis praegu Ukraina sõjas toimub, on tegelikult uue sajandi sõja nii-öelda katsetus, täies ulatuses tehniliselt. Nüüd Hiina on võitja. Hiina on võitja sellepärast, et A saab targemaks, B näeb, et selle pealt, mis on ohtlik ja mis ei ole ohtlik ja mida teha ja kuidas edasi käituda, arvestades tema enda aspiratsiooni. Ja teiseks, Hiina on selgelt enda külge üha rohkem köitmas Venemaad, sest tal pole, sel vaesel Venemaal pole kuhugi minna ja Venemaa isegi kui ta ei taha, ta ikkagi läheb selle teed pidi. Iraan on võitja sellepärast, et midagi ei ole teha, oma tuumaprogrammi ja sõjalise võimekuse arendamiseks on ta selgelt saanud praegu sellest sõjast tuge, saab tuge muuseas Venemaalt, see on tingimus, ja põhimõtteliselt see konjunktuurne Venemaa liitlus on praegu talle sellises olukorras tagatud, vastasel korral ta oli natuke liiga üksi. Ja muidugi India rahvusvahelise kaalukuse kasv, nii geopoliitilist kui ökonoomilist tähendust, aga selleks ei ole mul praegu aega, miks. Aafrika riikide rahvusvahelise poliitika fookusse tõusmine on taas päevakorral, me teame seda, muuseas midagi ei ole teha, seda veel omakorda võimendas ja täna ikkagi selgub näiteks rahvusvahelise poliitika areenil, kuivõrd suur tähtsus on jällegi nendel endistel koloniaalmaadel, kus neil on tegelikult igal ühel üks hääl ja see tegelikult on tänaseks võitlustanner, kusjuures suurte vahel jällegi suur võitlustanner. Geopoliitiline vaade poliitilises praktikas. Vahepeal räägiti, et ajalugu on lõppenud, geopoliitikat pole olemas ja see on kõik vananenud ja see on 19. sajandi lõpu nii-öelda leiutis kaugeltki mitte. Kaugeltki mitte. Geopoliitika on tagasi. Venemaal ei ole ta kunagi kadunud, jälle eraldi loengu teema, tõestan, õpikute najal kindralstaabi ja diplomaatilise akadeemia ja presidendi administratsiooni juures asuva juhtimisakadeemia õpikute najal, et see on alati seal sees olnud, aga lihtsalt nüüd on ta uuesti löönud välja ka mujal. Väga paljud asjad toimuvad jällegi geopoliitiliste kalkulatsioonide alusel. Sõda ja isegi tuumašantaaž kui poliitika jätkamise vahend. Vahepeal see ei olnud üldse teema. Jah, tuumatasakaal oli, MAD kontseptsioon eksisteeris, aga seda niimoodi avalikult kasutada, nagu seda praegu Venemaa teeb, ei ole juhtunud ja see on praegu ehmatav muudatus laiemas plaanis maailmas tervikuna. Ja muuseas, kohe tulen selle juurde, mis on ka selle suur negatiivne tagajärg. Nüüd tehnoloogiline areng on võitja, sellepärast et sõjatööstus on saanud ka võitjana korraliku nii-öelda stardikiirenduse, R&D, mis seondub selle sõjatööstusega, sõjatehnoloogiatega on saanud väga korraliku põhjenduse, nagu me teame, on praegu järsult kiirenenud sõjalised arendustööd paljudes lääneriikides, kus nad vahepeal olid natukene nagu tahaplaanile jäänud ja mitte ainult nendel, muidugi hiinlased on täpselt samuti teevad ja ka teised üritavad jõudumööda. Ja tegelikult sellel on üks väljund, nimelt sõjatööstusega seotud tehnoloogiline areng on tihtipeale see, mis veab kogu majanduse tehnoloogilist arengut. Seda on enne ka juhtunud, see ei ole üldse esimene kord. Ja kui keegi tahab teada, siis kui Putin oli peaminister, aga oli juba teadlik, et ta saab presidendiks, 23. detsembril 1999 avaldas ta ühe artikli, mis on ammu kadunud igalt poolt, milles ta kirjeldas, et number 2 vedaja saab olema Venemaa majanduse jaoks, saab olema muuseas sõjatööstus, selle arendamine. Ja see on nüüd väga omaette teema. Siis kaitsekulutuste kasv ja relvastuse võidujooks, muidugi kiireneb arusaadav. Soome ja Rootsi ühinemine NATO-ga, mis suurendab kogu Baltimere regiooni julgeolekut, see on meie võit. Me oleme eluliselt huvitatud, et see strateegiline sügavus meie piirkonnas tekiks, mis on siiani sõjalist-tehniliselt kõige suurem väljakutse NATO kontekstis. Ja midagi ei ole teha, ma võin kinnitada veel kord, et olles suhelnud nii Rootsi kui Soome kindralitega, kes on olnud oma valdkonna absoluutsed tipud omal ajal, aga nüüd erru läinuna on natukene avameelsemad kui praegu, või kui enne oldi, siis kogu neutraliteedipoliitikale vaatamata oli neil täpne informatsioon, mida venelased kavatsevad teha ja rikkuda seda poliitilist neutraliteeti sõjalist-tehnilistel põhjustel, strateegilistel põhjustel, ka siis, kui olid need kuldsed finlandiseerumise ajad. Ehk siis kunagi ei ole nad ennast selles mõttes petnud ja sellepärast ka soomlased on nii käitunud, nagu nad on käitunud, iseasi, mida rootslased on teinud. Nüüd regionaliseerumine globaalmajanduses ja onshoring ning near ja friendshoring.
väga pikk lugu, eks ole, me näeme, et see protsess on selgelt käima läinud, sellel on geoökonoomiline tähendus ja püütakse ennast kindlustada eelkõige strateegilistes komponentides nende riskide vastu, mida nii pandeemia kui nüüd veel sõjaga seoses veel otsa on tekkinud ja arenenud, eks ole, ja mõjutanud protsessi maailmas. Hiina majandusliku mõjukuse piiramine USA eestvõttel. See on selgelt nüüd see protsess on läinud kõvemini käima. Euroopa enne ikka istus aia peal ja mõtles, kuidas saada mõlemalt poolt kasu, nüüd on hakatud ikkagi liikuma rohkem nagu sinna koalitsiooni poole, mis on pigem selles suunas liikumas. Rohepööre on võitnud, totaalselt on võitnud, on ka ohud. Värskes Economistis kirjutatakse sellest, et on võimalik, et tegelikult Euroopa ühtepidi küll rohepööre võitis Euroopast tänu sellele, Vene sõltuvus, gaas, kõik fossiil, kõik aru saada, aga teistpidi on probleem. Nüüd on läinud LNG vaimustus lahti, millega tegelikult võidakse mõne aja pärast, kui kogu LNG infrastruktuur saab küpseks, selleks, et rahuldada Euroopa vajadus, sest kuni 26. aastani ta seda ei suuda, siis tegelikult siis võib tekkida hoopis tagasilöök, sest minnakse lihtsalt gaasi peale, gaas on niisugune vahekütus, mis oli valitud nagunii juba Euroopa poolt üleminekukütuseks. Nüüd, ökonoomse majandamismudel võidab selgelt. Midagi ei ole teha, me oleme kriisist kriisi praegu liikunud ja me oleme hakanud rohkem ökonomiseerima, head ajad on tegelikult nagunii läbi ja muidugi läänelikud demokraatlikud väärtused on võitnud. Kaotajad. Ukraina tohutud kaotused. Möödunud sügise akul oli arvutati 85 miljardit otsekaotusi. Muuseas, praegu Türgist tuli viimane hinnang, et 84 miljardit on nende kaotused koos saamata jäänud tuluga muidugi, aga põhimõtteliselt 84 miljardit on ainuüksi sellest maavärinast. Nii et Türgi maavärin on Ukrainast üle käinud, aga tegelikult tänaseks on pilt palju hullemaks läinud. Eks ole, 350 miljardit, 343 oli konkreetne number, mis läks läänes lendu. Tänase seisuga on Zelenski konkreetselt rääkinud 1,5 triljonist ja triljonist ja kui Marshalli plaanist me natukese aja pärast räägime, siis sellest tuleb lähtuda, et see ikkagi sinna üle 1,5 triljoni kisub nagunii. Nüüd Venemaa ja Vene rahvas nii geopoliitilist, majanduslikult kui suhtumislikus mõttes on kaotanud ja Hiinast sõltuvuse kasvu kaudu samuti ja maailmast maajäämuse kaudu samuti. Venemaa piiririigid on kaotanud, meie sealhulgas. Teatud ettevaatlikkus on tagasi tulnud, mis oli 90. aastatel. Olles sel ajal veel Eestis palju tegev sellise rahvusvahelise kapitali meelitamisega erinevates riiklikes rollides ja mitte ainult ka erakapitali rollides, siis ma pean ütlema, et mul on déjà vu natukene argumentatsiooni ja tunnetuslikult ka. Ma näen, et väga paljusid otsuseid, mida vahepeal juba peaaegu tehti, siis on natuke edasi lükatud. Vähemalt, see ei ole hea uudis. Nüüd NATO tehnilise võimekuse kuvand on saanud selgelt tagasilöögi. Euroopa kui eeskuju jõukeskus on saanud selgelt tagasilöögi. Selgus, et see, mida me oleme müünud eurooplastena kogu ülejäänud maailmale, tegelikult ei pea paika, siin sõditakse ja veel väga veriselt. Nii veriselt, et see on nüüd 2 sõja järel või 3 sõja järel kõige suurem sõda, 4. suuruselt pärast teist ilmasõda. Nüüd ÜRO kui rahvusvahelise sõjaliste konfliktide lahendamise mehhanism on ummikus, midagi on vaja selle uut lahendust. Juhtriikide rahvusvaheline tehnoloogiline koostöö on saanud väga suure tagasilöögi, enam ei usaldata, igaüks üritab omavahel rohkem toimetada. Hiina geopoliitika ja ökonoomika mõttes ning paralleelse tehnoloogilise majandusliku platvormi loomise eesmärgi seadmis on saanud väga suure tagasilöögi. Neil on see aspiratsioon, see on välja kuulutatud ametlik poliitika. Täna on selgelt saadud aru, et oi, saime siin nõrgad suhteliselt majanduslikult ja kõiges muus mõttes palju nõrgemad venelased krae vahel, aga kujutage ette, mis siis juhtub veel, kui hiinlased hakkavad samamoodi käituma, nii et see on tegelikult halb uudis ka selles mõttes. Midagi ei ole teha, USA dollar kui rahvusvaheliselt juhtiv reservvaluuta on saanud tagasilöögi, mentaalse tagasilöögi, kui soovite, ja midagi ei ole teha, dedollariseerimisega tegelevad nüüd kõik suurriigid, hoolega püüavad. Järgmine on globaalse finantssüsteemi senine struktuur ja ülesehitus. Bretton Woods, nagu ma ütlesin, on tegelikult ikkagi nüüd muutumises. Ja kuhu see viib, see ei ole minu teema, Peeter räägib praegu. Pandeemia kriisist väljumisega toimetulek. Energia ja toit on saanud väga suure tagasilöögiga täiendavalt sõjast. Kui keegi räägib sellest, et see on kõik objektiivselt enne trendis, oligi õige. Aga kui me võtame võrdlusandmed, siis sõda andis umbes 30% toiduainete kallinemisest juurde. Ja energiat teate kõik ise paremini, seda meil iga päev kajastatakse. Nüüd globaliseerumine sai tagasilöögi, rahvusvahelise tööjaotuse efektiivsus sai tohutu tagasilöögi, tuumarelvastuse piiramine on saanud täiesti kabelimatsu,
Seekord siis väike Kim teatas 3 päeva pärast invasiooni algust, et I told ya, et me oleme alati rääkinud, et peab tuumarelv olema igal riigil, kui ta tahab oma suveräänsust säilitada, ja nüüd kõik jooksevad jälle võidus, kõik on aru saanud, et Budapesti memorandumi fiasko on midagi, mis peaks õpetama, et rahvusvahelised garantiid ei toimi. Ja see on tegelikult üks väga kurb asi, sellepärast et see ei tähendab varem või hiljem ka mitte ainult tuumavõidu relvastumist, taaspuhkemist. Võidurelvastumise piiramine tervikuna on löögi all, sealhulgas ka kosmoses. Nüüd on kosmose võidurelvastumise võidujooks alanud suurriikide vahel väga võimsalt ja läheb tohutu tempoga edasi, me nagu ei taju praegu, sest see on veel natuke edasi lükatud osaliselt. Nüüd Arktika rahumeelne arendamine on täiesti jama praegu, mis toimub selle ümber, tähendab see lootus, mis oli Arktika rahumeelseks arendamiseks on läbi ja seal on uus võidujooks. Autokraatlike riikide toormesektorid on tegelikult saanud kaotuse osaliseks, välja arvatud gaas LNG osas eelkõige. Aga muidu lihtsalt teile teadmiseks, 70% gaasist ja naftast on autokraatlike riikide käes, varudest. Ja üle 70 tegelikult osades positsioonides ja see tähendab seda, et ega siis nad saavad ju ka aru, mis see tähendab, eks ole, nii et me näeme siit uut konfliktide komplekti võrsumas. Ja muidugi demokraatlike riikide poliitika väärtuspõhisus on teatud mõttes tagasilöögi saanud, sest me oleme olnud aeglased ja ettevaatlikud rohkem kui inimeste ettekujutust. Sõjajärgne maailm. Venemaa on kogu aeg olnud sõjas. See on lihtsalt nii-öelda sõja gradatsioon, spekter, ja kui nüüd vaatame, kus siis see nii-öelda Ukrainas toimuv tegevus on, siis see on selle kollase ringi sees, aga pange tähele, tegelikult on Venemaa kogu aeg olnud sõjas kõikides nendes positsioonides, kaasa arvatud ka meie suhtes, välja arvatud see osa, mis on nii-öelda see kõige ülemine, värvitud mingi kollakas bežika värviga. See on üks osa probleemist. Kaua sõda kestab? Üks uuring oli, mis oli pärast Napoleoni sõjaaegsest ajast kuni külma sõja lõpuni, mitu sõda Euroopas oli ja siis jõuti järeldusele, et neid on siis 78 olnud. Valdav osa nendest on kestnud alla 6 kuu, meil saab kohe aastapäev ja on selliseid sõdu olnud 4, mis on isegi üle 5 aasta kestnud, nii et peab olema selles mõttes valmis ka igasugusteks variantideks. Sõja lõpu stsenaariumid, millest johtuvad terve rida asju, toon välja. Esiteks on üks stsenaarium, esimene kõige rohkem soovitud on Ukraina võitja 91. aasta seisu taastamine. Teine stsenaarium on Ukraina võitja 24. veebruari eelse seisu taastamine. Seda ka muuseas väike osa isegi Ukraina siseselt täitsa aksepteerib ja suur osa läänest muuseas täiesti rahulikult võtab, et mitte öelda eelistab. Vaherahu iga hinna eest, mis on ka väga tugev liikumine praegu stsenaariumina, kus territoriaalsete kaotustega Ukrainale kahjuks hetke Putini siht ka, vaadates, mida ta praegu teeb mujal, eks ole. Ja see tähendab seni vallutatud jäämine Moskva kätte ja madala intensiivsusega vastasseis kokkupuute joonel, nii nagu ta Donbassis oli alates 2014. aastast. Sisuliselt Minsk 3 mingil kujul modifikatsioonidega, võib-olla ilma selle Donbassi nii-öelda lülitamiseta autonoomsete regioonidena Ukraina alla. Ja muidugi midagi ei ole teha, teatud osa poliitikumist ja avalikust arvamust läänes ja enamus muust maailmast tegelikult nii mõtlebki. Sest inimesed ju hukkuvad, see on ju humaanne lähenemine. Ja muuseas Orban arvab niimoodi, nagu me teame siin Euroopaski. Nii et tegelikult see on väga tugev surve ja see tegelikult ajas kasvab, mida rohkem see ja kauem see kestab. Pikk kurnamissõda on 4. stsenaarium, see, mille peale Putin nagu väliselt mängib. Ja nad tegelikult kujutavad ette, et nad suudavad 24. aasta ka veel kaasa arvatud majanduslikult täiesti rahulikult selle ära toimetada. Kui mitte nii-öelda juurde haarata, siis hoida enam-vähem olemasolevat, nad loodavad küll, vähemalt nii nad mingil määral seda praegu arvavad. Ja ega meie ka oleme ju arvestanud, lääne analüütikud on rääkinud võimalust maksimaalselt kuni 10. lõpuni, minimaalselt 24.–5. aastani, et see kõik kestab ja see kõik ju jätkab oma mõju. Nüüd nähtavad poliitilised tulemused Venemaa jaoks on siis esimene variant on, eks ole, see põhimõtteliselt, see on siis 2. kuni 4. stsenaariumini, kõik tähendab seda, et on esimese lahesõja variant, Saddam jääb alles. 2 aasta pärast tuleb sellega ikka tegelema hakata. Teine variant on siis Venemaal režiimi vahetus ilma Putinita, see on siis kõikide stsenaariumite puhul võimalik. See on siis kas olemasoleva Putini eliidigrupeeringute kaudu uue lahendusena autokraatliku või demokraatlikuna, mis on eelistatud nagu arusaadav, eks ole, kuid vähemalt alguses minu arvates suhtest vähem tõenäoline kahjuks.
ning Venemaa lagunemine konkureerivateks tükkideks, mis on muidugi väga palju praegu hirmutav, väga paljudele, sest põhiargument, mis saab tuumarelvast, see on jälle déjà vu. 91 aasta kohtudes NATO tippudega võin ma öelda, nad rääkisid mulle täpselt sama juttu, ei ärge kõigutage paati, neil on tuumarelvad ja see tuleb ikka säilitada ja tegelikult tehtigi praktilisi poliitilised otsuseid sellest lähtuvalt. Nii et Putini või olemasoleva eliidi jätkamine annab julgeoleku mõttes vaid ajutise hingetõmbeaja, demokraatlik variant ainsana kindlustab piiririikide julgeolekut pikemas ning lagunemise variant mingis keskpikas perspektiivis. Kahjuks see on nii ja me peame sellest ausalt rääkima ja endale aru andma. Ega siis midagi ära ei kao. Kujutage ette, et see ring, mis seal Ukraina ja Valgevene kohal on, kaob ära, kõik ülejäänud ringid jäävad. Ringide sees on geopoliitilise pingekolded. Nad olid enne ja nad on ka pärast seda sõda. Ja kõik mängijad, kes geopoliitikas osalevad, ikka ühel või teisel viisil on ninapidi ka seal juures. Ja ka need pinged tekitavad. Ukraina. NATO võimalus ainult ühe stsenaariumiga, isegi teises variandis peaaegu mitte tõenäoliselt 24. veebruari variant. Teistes variantides Ukraina NATO võimalus siiski on paraku väiksem, kui me tahaksime. Pikk teekond võtab Euroopa Liitu aega, sest lisaks sõjast taastumisel on vaja veel ka reforme. Oligarhilisest taagast vabanemine, tark erastamine, tööstuse konkurentsivõime tõstmine, eraldi sõjatööstusliku potentsiaali ärakasutamine, need on kõik suunad, kus saab minna. Toormesektori ümberkorraldamine, valdkondlik arendus, energeetikapotentsiaali arendus, Ukraina ju pakkus, et ta saab olla energeetika allikas Euroopa jaoks. Põllumajanduse võimekuse vabastamine kammitsast, mida Ukrainas on ikka veel jätkuvalt paljud ja on omas käest. Ja uue läänesuunalise taristu arendamine. Euroopa on esimese käigu teinud, 2 raudteed, mis tulevad Euroopa laiusega, tulevad siis nüüd välja Ukrainasse. Lähiaastatel kavatsetakse välja ehitada, üks neist muus läheb Mariupolisse isegi. Tervikuna ümberorienteerumise kiiruse kasv suuremas osas Vene turult mujale, ikka nad olid liiga palju veel Vene turuga seotud, vaatamata selle, et juba see toimus. Teiseks eelduseks on uue Marshalli plaani edukas realiseerimine, kusjuures siin on eraldi teemaks Ukrainaga juba tõusnud see, et kes ja kuidas konkreetselt rahade kasutamist kontrollib ja kuidas rahad liiguvad ja reformide sügavuse küsimus on siin eraldi teemast. Marshalli plaani edukus seisnes selles, eelkõige Saksamaa on see näide, et seal toimisid reformid ja väga sügavad ja olulised reformid ka, mida praegu ei, ütleme niimoodi, veel ei ole piisavas ulatus toimunud. Ja muidugi võimalus osaleda taastamistöödes ka sealhulgas meie ettevõtjatele, aga olgem ausad, ilma valitsuse abita saab see olema väga raske. Iraagi näide on näidanud, et eelistatakse ikkagi suurdoonorite, füüsilis mõttes suurdoonorite ettevõtteid ja selle nimel nende riigi töötavad ka Ukraina puhul. Venemaa puhul mul on väga lühike, ma olen natuke üle aja, on kahjuks pilt selline, et ega seal Venemaa ühiskonnas need muutused nii dramaatilised ei ole ja ka pärast kaotust veel jäävad. Siin on terve rida loetud asjadest, ma ei hakka isegi neid üle ütlema, aga seal on üks fundamentaalne punkt, mida ma pean siin lõpupoole ära rõhutama. See on see, et kuna Venemaa mudel põhineb loodusressurssidelt saadava rendise totaalsel nii-öelda privatiseerimisel, nii riigi kui spetsiifiliste huvigruppide poolt, siis kui selline setup jääb alles, mis siis, et võib-olla need esinäod muutuvad, siis kõik kordub uuesti ja mõneti on see muidugi ka Venemaa kurb tee arhailisusse. Ja muidugi siin on ka loetletud mõned riskid, mis seonduvad sellega, et ka post-Putini Venemaa, eriti kui ta veel lagunema peaks hakkama, mis toob kaasa arvatud piiririikidele terve rea probleeme. Ja see sõjajärgse majanduse arengu seisukohast Venemaa jaoks on oluline, see on meile oluline, me oleme siin kõrval, et kas me oleme tupikus või oleme uuesti koostöövormis Venemaaga, siis see sõltub sellest, kuidas läheb reparatsioonide teema ja külmutatud varade teema edasi. Seal on väga palju küsimusi, suveräänsuse ja immuniteedi osas eriti ja juhtkonna personaalse vastutuse osas eraldi. Nüüd eraldi probleem on muidugi usalduse taastamine laiemalt, eks ole, ja muidugi eraldi teema on see, et ega midagi ei ole teha, Euroopa ikkagi loobub nüüd päris tagasi sinna, kus oli enam ei lähe, Venemaa kui põhivarustaja, ressursivarustaja tõenäoliselt kaotab oma osakaalu, aga peamine on see, et Euroopa lõpetaks ükskord ometi selle arvestamise, et Venemaa kui on võimestaja tema võimekusele, Euroopa võimekusele globaalses konkurentsis vastu pidada. See on kõige suurem filosoofiline probleem olnud, see seletab neid asju, kuidas käituvad mitmed Euroopa suurriigid mingil määral, sest nad lähtuvad sellest eeldust paraku. Ja muidugi sanktsioonid kohe maha ei lähe, kuidas nad lähevad, mis tempos lähevad ja nii edasi, seal on väga palju teemast. Ja toormetarned Venemaalt vähenevad ja kallinevad nii või naa, seal, mis toimub toormesektorites, jällegi lugege lehti.
Ja Venemaa jääb. Te kindlasti teate, et Venemaa territoorium oli kõige suurem 1866. aastal. Nimelt Venemaa, sellepärast neil kangesti meeldib 19. sajandi keskpaik, mida nad ju kogu aeg rõhutavad sisekäibes. Ja sellest alates on keskmiselt aastas Venemaa territoorium vähenenud peaaegu 1 Eesti võrra iga aasta. 43 018 ruutkilomeetrit iga aasta on territoorium vähenenud, see on aritmeetiline muidugi, aga lihtsalt teadmiseks. Venemaa ise muidugi elab siin punases tsoonis üle 50% elanikkonnast. Piirid, kus tal on tegelikult potentsiaalne julgeolekuoht, nende enda kontseptsiooni järgi on märgitud punasega. Selle vastu kaitse ülesehitamine on kord nuusata sellisele sõjalisele võimule, kellel on veel kõigel lisaks tuumarelv. Kuid kui te vaatate tehniliselt, mida Venemaa on teinud, siis valdavalt on ta ehitanud pikipiire rünnakuvõimet, mitte kaitsevõimet. See on Venemaa geopoliitiline vaetapunkt alati olnud. See on muus Euroopa, kui keegi ära ei tunne, kui vaadata nende nurga alt. Ja see on slaid, mida ma näitan põhimõtteliselt originaalslaid 2010. aastast kogu aeg kordan. Vaadake, kui te võtate selle detsembri ultimaatumit, mida Rябkov siis esitas, siis ta ütleski, et sinna korjake kokku oma kodinad ja kobige tagasi sellele rohelisele joonele, 97. aasta joonele, see on sõna-sõnalt, ta ütles ju seda. See on tegelikult see ideaal, mida Venemaa on alati käsitlenud, midagi ei ole teha, isegi mitte Nõukogude Liidu loomine kui selline, need on elemendid. Aga see on nüüd see ettekujutus, see on julgeolekupoliitiline ideaal, mida Venemaa taga ajab, ja kui keegi arvab, et nüüd, et ukrainlased ei pea meie sõda, siis ma ütleks niimoodi, et see on ikka lollus kuubis niimoodi mõelda. Ja uus maailmakord on alati venelastel olnud selline, nagu nad on tahtnud seda vasakpoolsel kaardil näha, nad on alati rääkinud sellest, et nemad on kõvad tegijad rakettide, tuuma ja sõjaväe pärast, eelkõige loodusvarade pärast. Mitte midagi muud. See on tükk aega tagasi välja töötatud. Kui keegi tahab natukene aru saada sellest õudsest mõtteviisist, palun lugege neid artikleid, sellepärast et see on tõesti, need on kõik Surkovi artiklid ja me teame, et Surkov hetkel hakkab uuesti tagasi tõusma, aga ta on ikkagi olnud praegu nagu juurest ära, aga ta on hästi, esiteks on ta süsteemi loomisel osanud, teiseks ta tajub seda väga hästi, seda eliidi mõtteviisi. Ja nüüd viimane küsimus, kas see on see, mida tegelikult oleks Venemaaga seoses vaja? See on 7D plaan. Demilitariseerimine, denukleariseerimine, detsentraliseerimine, demokratiseerimine, dekommuniseerimine, destaliniseerimine, deputiniseerimine. Ja nüüd palun mõelge igaüks, kui palju on praegu Vene ühiskonnas sisemiselt praegu seda jõudu kõiki neid 7D-d ära teostada. Meie abiga, kaasabiga me ei saa nende eest seda teha. Ja kui palju see on realistlik lähimas ajaperspektiivis, sõltumata sellest, kas Putin on seal veel, kas sõda jätkub või mitte. Tänan tähelepanust. Suur tänu Raivo Varele, nagu öeldakse, et poliitikad müüvad meile optimismi ja eksperdid müüvad meile reaalset vaadet, mis mingisugust rõõmu ei tekita. Aga aitäh selle eest, et saime nüüd nagu selle 2,5-ga saime pildi tasakaalu ja kuna me oleme natuke üle aja, siis võtame ühe küsimuse, mille siis saab Raivole esitada ja seejärel tuleb järgmine esineja. Nii, kas on julgeid? Jah, kohe. Siiski ma mäletan, 90. aastatel oli olukord, kus Vene regioonide juhid esinesid välismaal nagu riigijuhid juba. Tatarstanil oli president, läks välismaale ja Kuutiast ilmus välja Saha vabariik, president käis rändamas. Kas need jõud siis tõesti on nii väikesed, et nad ei rebi seda riiki enam praegu pooleks, kui seal võimalused nagu oleks? See on üks kõige suurem vaidlusküsimus Venemaa siseselt samuti ja venelased on uhkusega teatanud hääles, mitte nüüd putinistid, vaid isegi nagu erapooletumad eksperdid, et tegelikult on õnnestunud lõhkuda rahvuspiirkondade eliitide ühtsust ja huvi, mis tegelikult lõhkus Nõukogude Liidu. Nad on selle nimel pingutanud. Olgu mainitud, et mul on isiklik kogemus sellest, ma 1998. aastal käisin nõndanimetatud Uurali vabariigi koosolekul Ufas, kus olid siis kõik need juhid koos ja kus peeti kõnesid ja kus räägitigi täpselt sellest tasemel ja nii edasi, aga see kõik kadus ei kuhugi, sellepärast et see tsentralismi teema on selline kontrollküsimus, mida te võite esitada Vene demokraatidele. Proovige Vene demokraadile esitada küsimus, aga mis siis juhtuks midagi hullu, kui Venemaa 3 või 5 tükiks laguneks? Ja te saate klaasistunud pilgu
ja väga jõulised vastused, olgu ta liberaalse impeeriumi raames, mis on ka muuseas eraldi teema, mis on Venemaalt võrsunud, aga meil ei ole aega sellel peatuda, või mingis muus kontekstis, aga te saate selle vastuse. Ei kujutata ette, et tekib selle liini pidi, seda liini pidi jaotus ja arvatakse, et ei ole piisavat rahvuslike või piirkondlike eliitide võimekust seda teha. Ja selle nimel on muuseas kõvasti tööd tehtud. Putin on tegelikult väga teadlikult seda võimuvertikaali ehitamine. Mäletate, esimene asi, mida ta tegi, oli võimuvertikaal. Siis alles läks seal oligarhe rivistama ja nii edasi. Nii et see on täiesti sisse kodeeritud. Kahjuks ei maksa optimismi põdeda. Suur tänu! Aga siiani on vähenenud iga aasta ühe Eesti võrra, jah? Jah, aga need, sisemaal nende piirkondadega on väga keeruline. Mõelge ainuüksi 380 000-lisele Zolotovi kambale, jutt on siis rahvuskaardist, eks ole, mis on eraldi jõud, mis on selle jaoks loodud ja kui me lisame siia veel palju teisi elemente. Ja sõjavägi on tasalülitatud, sellest vähe räägitakse ja sõjaväes on väga palju protsesse toimunud, millest me ei saa aru. Üks osa sellest õnnetusest on ka selles, et vaadake, kes kamandavad ju sõna otseses mõttes riigivargad, eks ole, ja mitte andekad sõjaväelased ja nii edasi, nii edasi. Nii et see on väga palju lugust, aga tulge teinekord mõnele teisele üritusele, kus ma nendest asjadest pikemalt saan rääkida. Just, suur tänu, aitäh Raivo!